Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ja on aeg öelda taas tere meie 4. hooaja puhul. Palju õnne, Anu! Ma saan aru, et meid on pikalt oodatud ja tagasi plaksutatud, et inimesed muudkui refreshisid seda nuppu, millal tulevad uued podcasti osad ja nüüd nad on selle lõpuks ära oodanud meie 4. hooaeg. Juhei, sellepärast, et mina pidin käima vahepeal puhkamas, nagu te näete juba mu jõuvärvist, olen ennast üle päevitanud, me hakkame sellest ka rääkimist, küsimusi tuli selle kohta. Ja patareisid käisin vahepeal laadimas, aga tundub, et ma olen veel tühjem kui varem. Seda ei ole märgata, minu arvates sa oled muutunud selliseks lõheroosaks. Sa oled puhkuse meeleolus jätkuvalt sellises roosas siid pidžaamas, väga sulnis. Ma ei saa aru, kas meil on siin selline kerge nagu magamistoa vaib. Jaa, vaata, me oleme laskunud ka madalamale, nagu te näete. Enne me istusime pukktoolidel, nüüd me oleme mõnusalt sellistest. Lõpuks me oleme joogamattide peal, siis kui sa käid paalil ka mingi ringi ära. Ei, varsti me oleme sellel rasvaimu mattides, mis saabuvad ka meie saates. Infrapunamatid. Ai, need olid infrapunamatid ja rasvaimu. Ja lõpuks meil on duubel mati sees olemine. Ma saan aru, et sa vahepeal tähistasid uhkelt oma sünnipäeva, uhke jäär, nagu sa oled. Just, tähistasin sünnipäeva ja see võttis mu täiesti läbi. See oli nagu ikkagi festival ülelinnalline. Jah, see toimus Vanalinnas 9. aprillil ja nagu vahepeal me teame, sadas siin lund ja tuiskas ja olid hirmsad ilmad, siis just tol päeval paistis päike ja me olime täiesti suvistes, rõivastes Tallinna Vanalinna siis tänavatel munakividel möllasime. Ei, see oli väga uhke festival, et ma saan aru, et jäär nagu sa oled, eks ole, sul on isegi spetsiaalsed taimsed õlid on sulle eraldatud selle puhul, et sa oled selline põikpäine jäär. Kas sa usud horoskoope? Nii ja naa, aga kui ma neid horoskoope loen, eriti kui nad on heade astroloogide poolt tehtud, siis need peavad ju paika lõppkokkuvõttes. Jäär on jäär. No mis on jäär? Veevalaja on veevalaja, kaksik on kaksik. No mida sa jäära puhul, mis sul esimene mõte kargab pähe, kui ma ütlen jäär? Ja miks ma lehvitan seda õli siin nii rõõmsasti? Ma saan aru, et kumbast me nüüd räägime, kas jäärast või õlist? No see on spetsiaalselt mulle tehtud õli ja siin on sellised komponendid sees, et kui ma päriselt ka mõtlen selle peale, siis jah, viiruk näiteks üks komponent, mis on minu lemmik olnud. Kas see on midagi puhastavat või midagi sakraalset või midagi sakraalselt just nimelt, et kas sa ei ole mõelnud, et see seostub kuidagi kirikuga, palvetega, kirikupidu? Ma saan aru, et sa oled nagu nunn oma arvates. Ühesõnaga, ja see sobib mulle. Ja pane tähele must pipar ja viirukipuu ehk siis viiruk ja sidruni essents. Ja sidrun on ka üks minu lemmikutest, nii et kehaõli, mis siis, Meile mõlemale pandi peale seda. Ja ei, ma võin eputada, et see tehti minu sünnipäevaks spetsiaalselt. Ja ma olen seda nüüd tarbinud ja ma olen väga rahul, aga kuna need õlid tulevad nüüd Tooditšilt, varem nad olid Reet Ermatilt, tal oli üks selline ka tore õlibränd, siis ma olen tegelikult nende õlide pikaajaline tarbija juba olnud tõesti.
ja viimane asi, mis mind veel selles nagu kinnistas, oli nüüd Tallinn Fashion Week, kus Reedu kasutas seda õli kõikide modellide nii-öelda siis põhjana enne make-upi tegemist. See oli see uhke basseini kättook, aga ma ei saa aru üldse, kuidas seal make peal püsis, seal on nii. Ei, ja tead, ja kuigi me vaatasime seda moeshow'd üsna eemalt, ehk siis basseini peal toimus show, rahvas istus 2 pool siis kaugemal, siis see make, mis nendel modellidel, ma ei valeta, ma harva kiidan meike, sellepärast see on nii tavaline minu jaoks, kõik annavad meiki, mis seal uut ja huvitavat on. Siis üle pika aja mul kohe silm takerdus, mõtlesin, what? Mis seal tehtud on, kuidas see nii värske, ta nagu säras, ta nagu oleks kõik kulda joonud ja limpsinud, selline tunne oli. Ja meesterahvas minu kõrval, kes istus, nüksas mind ka, ütles, wow, et mis seal tehtud on, siis ma üksasin teisele poole Reedut, ütlesin, no vot, küsi selle käest. Ehk siis julgen seda küll soovitada. Aga räägi mulle, vaata, paljud inimesed tänapäeval ju väldivad sellist sünnipäeva teemat, aga sinu jaoks oli see nagu selline ülelinnaline festival, need samad koogid, mis siin laua peal on tassikookkides. Ka need koogid tehti mulle spetsiaalselt sünnipäevaks. Ja siis need tulid kontoritesse ja kodudesse üle terve linna, kõik tegid sellega pilti ja ma saan aru, et sinu jaoks ei ole nagu see sünnipäeva teema, et üks aasta tuleb juurde nagu absoluutselt mingi probleem. Enam ei ole. Ma ei ole aastaid pidanud üldse sünnipäevasid päevitanud, nii-öelda sünnipäevitanud. Et pigem ära reisinud kuhugi läinud. See on nii tavaline inimeste. Ja, hästi palju teha. Ma ei ole aastaid enam käinud paljude inimeste sünnipäevadel, sest neil lihtsalt ei ole. Just, nad lähevad ära, ma teen selle kingituse, ma kulutan selle raha, ütleme, olen nüüd julm, pragmaatiline, ma tean, paljud sõbrannad mind vihkavad selle pärast ja neavad, et näed, ei korraldanudki nüüd sünnipäeva ja voilà, hoopis läks rettu. Et see on jah see, sest et nooruses sa võib-olla tähistad. Aga elu, jah, just tähistad elu. No vanemas eas võiks ka elu tähistada. Aga jah, see muutud selliseks mõtled, mis ma nüüd ikka seda vanust siin eksponeerin, enamus ju üritab peita seda, eriti naisterahvad. Ja siis lõpuks sa mõtled ka selle peale, et sünnipäevatamine on päris kallis lõbu. No ma ei hakka seal jooma ju mingit lurri, ma joon kindlasti seal kallis šampanjat, mul peavad seal olema vahukoore koogid ja ühesõnaga, mul peab seal hea ja uhke tunne olema. Et seal ei ole mõtet koonerdada. Nagu mul rahast kahju oleks, ei ole. Aga kui ma panen selle pöördelisse siis nagu kaalukausile, siis ma mõtlen, et issand jumal, ma oleks saanud sellega reisida Pariisi. Ma olen Pariisis pidasin oma juubelit. Ma oleks võinud minna Barcelonasse, nagu ma muidu ei võiks minna. Aga kuidagi nagu... Ma ei tea, mis mul need vahepealsed aastad on juhtunud. 10 aastat kindlasti ma ei ole nii pidanud seda nagu suurejooneliselt. Tead, mis ma ütlen, mis mind erutas selle puhul? Ma olen sündinud, nüüd ma ütlen sellega välja, see on täiesti kohutav. Mõni minestab kokku praegu tooli pealt pikali või hoiame kinni 2 käega. Ma olen sündinud aastal 62 ja ma sain 62 ja minule nagu see märkis midagi. See on numbrite kombinatsioon. Oota, kas sa nüüd ütlesid selle välja? Oli see valus? 62, pliks-plaks, aigu valus. Bravo, Anu, bravo. Tead, ma olen nagu 10 oma tuttavaid šokeerinud sellega, et teate, Anu, aga sa on 40 pluss ju. Mõtlesin, et ei, minu teada, ta on ikka 60 pluss. Päriselt on või? Aga minu ema on sama vana, ütles minu tennisetreener. Nii. Aga ta näeb palju noorem välja, see Anu. No, kuidas see võimalik on? No aga vaadake seda lauda, mis meie ees siin ilutseb. Mis te arvate, et ma ei tarbi kõiki neid asju või? Vaadake seda cappuccinit seal. Ja just, mis iganes oli selle asja nimi. Germain de Cappuccini. Germain de Cappuccini. Ma saan aru, et see on see hyaluroon, mida inimesed omale muidu nagu kuhugi sisse süstivad, aga seda on võimalik ka peale määrida, mis tõmbab sul näha. Ja, te hindate seda suhteliselt vähe, see peab olema, muidugi see peab hästi puhas olema ja antud juhul, see
konkreetne cappuccini oma on tõesti puhas ja seda võivad nii mehed kui naised kasutada, et seal ei ole tänapäeval seda, et sina, mina, kui vana, kui noor. Ja me alahindame tegelikult hüalaroonhapet, et see on meile hädasti vajalik, mida vanemaks me saame. Ja ma päriselt ka kasutan neid asju, millest ma siin nüüd hõiskan kogu aeg. Kusjuures enamik inimesi ilmselt ostab neid kokku, aga nad ei kasuta neid sihtotstarbeliselt. Võib-olla tõesti, jah. Et sellest, et sul on kodus midagi olemas. Ei piisa. Ei piisa selleks. Ma soovitan alati, teate, ma ütlen ausalt veel kord, et ma pean siin termomeediga ikkagi sisse tooma, et minu jaoks oli, siin on üks kinkekaart ka, et elumuutev otsus oli see, et ikkagi kui ma võtsin endale abiks termomeed juba ütleb, et see on seotud nahaga, nahaarsti. Ja siis päriselt ka räägib, kes vaatab, ma lähen sinna, ta vaatab mulle niimoodi otsa, et ja ta on aus. Ja noh, ma saan aru, küll paljud ütlevad, nüüd hakkavad kohe kiunuma, ütlevad, jaa, mine ükskõik millise iluspetsialisti juurde. Ta räägib seda, mis talle kasulik on. Ei räägi. Ei ole niimoodi. Kui sa leiad, vaata, see on sama nagu psühholoogiga, et öeldakse, et okei, et proovi järgi mitmeid psühholooge on ju, ja siis sa leiad... Sa leiad sellega, kellega sul klikib. Et... Ja ütle, et ma vähe ei proovinud enne igasuguseid siis iluguurusid, et üks, keda ma usun, on Reeter, ma ütlesin, ei saa midagi parata. Ja teine on ka ikkagi Termomeedia Marge Uibo. Ma pean siin ülestunnistuse tegema. Ma vahepeal mõtlesin, mina enam sinna ei lähe. Mina ei suuda. Noh, selles mõttes, et ei suuda leida aegad, aga... Ei. See ausus oli suht kriipiv. Et ta ladus sulle kõik ette? Ei, no ta ütles nii, nagu asjad tegelikult päriselt on. Ja mina, kes ma arvan, et ma olen maailma kõige ilusam inimene, kõik mu ümber kiidavad mind, nagu sina täna siin ja räägivad, issand, kui ilus ta on ja näeb 20 aastat noorem välja ja kõik. Ja seal ma olen ja ta ütleb mulle ja tema kusjuures on see, kes vaatab mu saateid konkreetselt. Ja ma arvan, vahel ta vaatab suurendusklaasiga, sest iga kord, kui ma sinna lähen, siis ta räägib ka ära kust otsast, mis on juba läbi selle tele või videokaamera, siis on valesti mul ja ta ütleb samas, ta lisab ka Anuga, sa oled väga kaval. Sa tead, kuidas ennast kaamera ees sättida. Vaat nüüd kaamera võiks kaugemale minna, ma näen, et ta sõitis hästi lähedal. Et sa tead, kuidas, et sul on mingid miimikad, sul on mingisugused poosid, sul on näoilmed, et sa oskad neid kasutada enda huvides. Tegelikult sa ei näe nii hea välja, nagu sa endale ette kujuta. See on julm. Väga julm. See ei ole üldse viisakas. Ei ole... Mina sellisele teenindajale ei maksa. No jaa, aga mina sel hetkel mõtlesin ka, et kas mul tuju rikkumist on vaja. Oma raha eest? Jaa, oma raha eest, mitte väikse summa eest, aga tead, ma mõtlesin, ma pean väikse pausi ja ma ei saa ilma temata. Mul on seda vaja, et kes annab mulle väikse tutaka ikkagi kirja, sest ma ise, sa oled omas mullis, see on täpselt nagu buliimikute, anorektikute või inimestega, kes nad arvavad, et nad on hästi normaalsed. Aga tegelikult on need psühhiaatri abi vaja. Et sa ise tunned, sa oled selles mingis mullis, et seda ausust on nagu vaja, on seda vaja päriselt ka. Ja teine asi, millest me täna Meigiruumis ka rääkisime just, me rääkisime jälle sellest lõputust teemast, sellest kaalu kõikumisest ja alla ja juurde võtmisest ja nii edasi ja kõik. Mul ei ole mõjunud mitte miski muu kui ühe korra, kui ma istun, ma mäletan seda selgelt. Mul on uhke sooblikasukas seljas, on talv, on kadriorg, on lumi. Kõik on nii mõnus, ilus on ilus pühapäevane päev. Me oleme jalutanud, me oleme möllanud seal Kadriorus lumehangedes ja siis on hetk minna ja turgutada ennast väikese kuuma kakaoga, kuhu on lisatud tilk rummi või konjakit ja läheme meie siis Kadrioru kohvikusse ja mul on ema kaasas, tuli ka sinna, ta elab Kadriorus ja istume ja sööme koogikest vahukoorega ja ema vaatab mind järsku, ütleb, Anu, sa oled lihtsalt paksuks läinud. Lihtsalt nii ütleski. See läks mulle, mul oli nii valus.
minu ema, minu kukununnu, kes ma kujutasin ette, et ainult jumalda mind, kes kunagi mitte midagi ei kritiseeri, tema arvates ma olen ka olnud. Ja järsku see inimene ütleb, Anu, sa oled paksuks läinud, see ei ole ilus. Kõik. Ma lõpetasin selle ära, ma olin solvunud natukene. Jätsid kakao joomata, vahukorra. Ei tead, mis ma veel ütlesin. Mul oli kuidagi see kasukas õlgadel ja siis ma ütlesin, see on kasukas. See teeb mu paksuks. Ma vihkan seda kasukat ka peale, seda ma ei suuda seda selga panna. Mis sa nüüd tegid, uputasid need sooblid sinna Kadrioru tiiki ära või? Umbes nii. Ja teate, see nii otsekohene lähikondlase selline torge on mõjunud mulle 1,000,000 korda rohkem, kui et mingi kommentaariumis keegi kirjutaks, et ma olen kole paks ja lühike. Ma olen ainuüksi nii pikk, kui su jalad on. Või et noh, et kõik need 1000 miljonid kommentaarid ei läinud mulle nii palju korda kui see, et sul väga oluline inimene ütles ausalt midagi ja nüüd ma toon jällegi siis Marge või jällegi mängu. Ehk siis inimene, kes sa näed, et ta ei viska niisama neid, et sealt ei tule nagu neid sõnakõlkse niisama, et mind meelitada või minuga kuidagi sõbranjatada või olla tore inimene, vaid et see on nagu päris. Ehk siis tuleb leida selline inimene, kes julgeb sulle asju öelda. Kui on asjad hästi, siis ta ütleb, et on suurepärane ja tõesti kiidab sind, aga kui asjad on päriselt ka pees, siis ta ka ütleb seda. Ja neid inimesi on väga keeruline leida. No võib-olla on keeruline leida neid inimesi, kes oskaks seda doseerida niimoodi, et see ei oleks valus. No see ei oleks nagu selline, mis suhted nagu elu lõpuni tuksi keerab. Aga ega see ei keeranud minul, nagu sa näed, olema sealt ribadi Termamedist tagasi. Ma pidasin vastu vist mingi pool aastat, mõtlesin kurja. Mina enam ei suuda seda kriitikat, ma näen suurepärane välja, aitab. Ja siis ma sain aru, et kui ma olen väsinud ja ma tõesti näen nagu kalts välja, sa näed seda, sa näed ise ka. No mitte keegi ei saa näha 24/7 nagu no seda küll, aga arvestades seda, et ma käin lisaks veel massaažis, ma käin näohoolduses, iluhoolduses, absoluutselt pediküris, maniküris, you name it, nendes väikestes asjades ka, juuksurist rääkimata on ju. Siis sa see kõik, millega me oleme ennast ümbritsinud. Siis sa saad ikkagi aru, et sa võid seal käia, aga need on need lühiajalised nagu efektid, nagu mis, sul on klõpsust vaja, mul on homme õhtuks vaja hea välja, loomulikult ma lähen teen endale cappuccini hoolduse, aga et seda sügavamat asja, et see sealt päriselt nagu, et sa kohe tunneksid ka, et vaat nüüd ma õitsen, seda sa saad läbi ainult sellise ausa käitumise. Aga kas sa pead ennast, tulles tagasi selle sünnipäeva temaatika juurde ja selle ausa ülestunnistuse juurde, kus sa ütlesid, mis oli 62 nagu naks või mida? Lõpetame nüüd selle kurrutamise. Ma saan aru, et see erutab sind ja sa oled rõõmus, et sa said nüüd tervele Eesti rahvale seda kuulutada. Ise ütlesid, mina ei öelda. Mina võin öelda, mida mina tahan. Ja, väga hea, et sa ütled. Nii. Aga kas sa oled tüüpiline jäär? Ma saan aru, et sa oled selle õliga nagu sisse masseeritud, nagu me mõlemad. Täna pandi mulle ka meiki. Ja, aga kas kõik see, mis omistatakse jäärale nii-öelda, ma ei tea, sihikindlus, ronimine, mis sul tuleb meelde jäärapäi suus, läbi seina, sarved niimoodi, otse ees. Absoluutselt, ma olen ju kõige suurem innustuja ja tormaja just. Pea ees, kaljusse, kõik, teeme ära ja ma olen see kohe inimene. Ma ei ole see, et mõtleme, analüüsime, see on päris huvitav, jaa, teeme ära, ei, mul on kohe nakk, täna mõtlesime, homme teeme ära, meil oli selle podcastiga ka, arvake, mitu päeva me mõtlesime seda, et me teeme ära, täna ka 4. hooajad, umbes eile, täna teeme, homme on eetris. Ja siis see kõik imekombel kõik toimib. No vaatame, aga et ehk siis kui on mingid selliseid projekte, hästi kiiresti, hästi nobedalt vaja teha, siis mina olen see inimene, sest mina lahtun ära. Kui ma näiteks teaksin, et ma peaksime nüüd mingi asja tegema siin poole aasta pärast. Ja, ma ütlen jah sõna ära, ma mõtlen, jumal, see on nii kaua, sinna nii pikk maa veel, et ma jõuan selleks ette valmistuda ja siis ma nagu
see lahtub ära, see entusiasm ja see hoog ja need ideed, mis must pulbitsevad, nad nagu laanduvad ja nad lahjenevad, nad lähevad nagu selliseks. Sa kaotad nagu särtsu ära, et sa ei taha enam sellest suunas minna. Mind tuleb kohe nagu käivitada ja süütada ja siis öelda torma sinna. Soomlased on seda hästi palju imestanud, kusjuures, et ma olen nii kiirreageerija ja soomlaste puhul, mis mind kõige rohkem üldse ärritas, kui ma Soomes ka elasin. Õnneks jõuame lõpuks mu eluloo juurde ka. Siis oli just see, et kui seal mingid saadet planeeritakse või üldse mingid sündmust, olgu siis kas või sünnipäev või pulmad või siis matused. Ja matused, jah, see peab natuke kiiremini organiseerima, aga seal on miinimum pool aastat ette, miinimum, kui mitte aasta. Ja nad ise ütlesid ka, et kui nad avastasid Eesti ja üldse Eesti nagu kõik need saatetegijad ja operaatorid ja toimetajad ja üldse nagu Eesti inimesed, nagu ma ütlesin, et kui nad tulid mingi ideega kas või siia telesse või kuhugi mingi filmindusse ja nad rääkisid sellest, siis eestlasel oli kohe, okei, järgmine nädal teeme ära, mis päev on? Ei, et siin on maikuu, et me mõtlesime seal sügishooajal või üldse siis või mitte ülejärgmiseks, aga järgmiseks hooajaks. Järgmiseks kevad. Ei, et nendel ongi niimoodi ette tehtud juba. Seal ei ole nii, et sa homme hüppad paati nagu. Ja siis nad said aru, et Eestis käib niimoodi, et kui keegi helistab sulle, ütleb, teeme loo või teeme mingisuguse actioni, siis see tähendab, kui see ei tähenda ülehommet, siis see tähendab järgmist nädalat kindlasti. No ma arvan, et see ei ole seotud sellega, et Eesti Vabariik on jäära tähtkujus. Aga võib olla täiesti vabalt. Kui Eesti Vabariik on sündid 24. veebruaril, siis ta ei ole ju jäära. Ei, aga ma mõtlen, Võrreja, sul on õigus. Ei, ma mõtlesin, et aga kurja. Ma mõtlen, ma juba tahtsin sinna lõvi peale kalduda, aga sul on õigus, see on 24 veebruar. Et sellest lähtuvalt, mis sa Eesti kohta ütlesid ja mis sulle on omane, siis ma ei tea, kas see on üldse tähtkuju või see on nagu lihtsalt see riigikord, kus me oleme sattunud elama, et me peame asjadele lihtsalt nii kiiresti reageerima, sest muidu need libisevad käest. Võib-olla see ka, jah. Aga ühesõnaga me jõudsime siia siis selle, nii et järad õõruga ennast õliga, aga mina... See ei ole kõik, seal olid ka kristallid ja siis veel mingi imeline asi, millega sa saad teha oma näo massaaži ja mis teha. Mul on veel üks näomassaaži asi, musjuures kaputsiinilt muuseas. Ma arvaks, et see on hoopis ühe teise koha jaoks. Võib ka sinna panna. Et kui ta on korralikult ära külmetatud ja siis ma arvan, et võib-olla nägu ei ole kõige primaarsem. See pannakse jääkülma kappi, siis võetakse sealt välja õigel hetkel. Ja siis see on juba see näeb välja nagu puudel. Oi, kui hea see on. See on praegu juba hea. Ühesõnaga selline asi veel. Aga selleks tuleb minna sinna, kuhu vaja, ehk siis hooldusesse. Kusjuures muidu tead, mis oli minu jaoks sinu sünnipäeva kõige suuremaid highlight'e, mitte orkester, mitte kõik kuulsad inimesed, kaasa arvatud Vogue'i moekunstnik, kelle pidžaamad ma täna kannan ja Karmel Pedaru, aitäh. Karmel Pedaru, mina mõtlesin, kes ilmub keset päeva välja siit pidžaamas. Siis ma sain aru, et ma olen seda nägu kusagil näinud, aga minu jaoks oli kõige üllatavam osa see, kuidas Anu tegi süüa. Ma tegin süüa ka seal või? Jaa. Aha, tuleta meelde. Ja sa segasid neid samu tassikooka ja siis, ma ei tea, mis sinna veel pandi, aga sina panid šampanjat. Ma panin pool pudelit šampanjat sinna. Ja kusjuures sa panid nii taignasse kui vahukooresse. Absoluutselt. Ja siis ma sain aru, et see vaene kokk, kes neid segab, et tema on peaaegu täiskarsklane ja iga kord, kui ta neid teeb, siis ta on paljalt nagu aurudest, kergelt nagu tongis. Ja siis, kui mina sain selle üks päev kontorisse, ma olin täiesti rõõmus, ma ei olnud tol päeval süüa jõudnud. Ja kui ma olin selle sisse võtnud, siis mul oli juba väike säde silmas ja mulle tundus, et tööpäev läheb järjest paremaks. Aga need on selles mõttes nagu hämmastavad koogid, et sa oled suutnud sealt võtta, ma ei tea, küll jätnud alles, eks ole, kõik kahjulikud asjad või mitte sellised asjad, mis muidu välja võetakse nagu jahu ja vahukoor. Aga sa oled suhkru peaaegu täiesti minimaliseerinud. Ja nulli tõmbasin suhkru, sest seal on nüüd selle kuldse korvikese sees on tume šokolaad. Põhi siis ehk siis see, millest see muffin. Tassikook, vabandust, koosneb. Ma läksin kusjuures
eile või üleeile, millal oli pühapäev, mis päev täna on esmaspäev, sorry, homme on teisipäev. üleeile oli pühapäev, üleeile oli pühapäev. Üks päev oli pühapäev, kui sa käisid seal. ja läksin ja sõin ja ma olin ära unustanud selle, et ma käskisin hästi tummise kakao põhja teha. Seda ma mäletan, aga et seal on ka kergelt need kakao tükikesed, nagu need šokolaaditükikesed, siuksed tumedad sees. Ma olin nagu nii happy, siis mul tuli meelde et ma keelasin nagu need ka liiga selliseks, nagu pudiseks teha. Ei, magusaga ei ole seal midagi tegemist, sest see vahukuur tõmbab nüüd selle tummisuse, ehk seal on see puhas kakao tegelikult. Seal sees on siis maasika selline, ta ei ole moos, ta on toormoos, ehk siis ta on ära purustatud. Maasikad, et see ei ole üldse moos. Ei, ta on purustatud, maasikas on seal sees. Ja siis sa võtad selle tumeda šokolaadi peale selle šampanja vahukuure ampsu. Tead, ma olin kus seal kohvikus ma mõtlesin, Anu, see ei ole ebanormaalne, sellist mu ümber soomlased ka. Ja ma läksin, võtsin veel 2 kooki juurde, ma kõigepealt mõtlesin 2 ära. Oma kooki on ju, mõtlesin, no kurat, mis on, mul oli kõht tühiga. Aga siis ta oli nii hea ja ma jäin nagu sõltuvus, võtsin veel 2 kooki. Ja siis järsku ma vaatan, et Soome mutid hakkasid siis näitama näpuga minu poole. Ma pärast sain aru, ma olen seal suure plakati peal ka õues, enne kui sa tuled kohvikusse. Siis on suurelt kirjutatud šampanjatar. Ja mutid, ma olin nagu pühapäev dressides, nokamüts oli lõuani, ikka olin selline. Salasööja käisid juba kooke mugimas dressidega. Selline ja nagu jälle natuke, ma ei ütleks, et ei tohi enda kohta niimoodi öelda krantsi välimusega. Natuke lihtne tüdruk. Ja siis nad järsku tundsid ära, aga nad tundsid läbi selle vaatasid, et mis asja see naine teeb. Kõigepealt ta pistab pintslisse 2 kooki, siis ta läheb, võtab veel 2 tükki juurde. Sa sõid 4 kooki? Päriselt? Ja siis teine mükses ütles, et issas, saagi mina. Siis ma mõtlesin, okei, et selge. No, aga kes on parim reklaam, kui sa mitte ise? Ja kui ma väga armastan neid kooke ja söön neid päriselt ka, siis on tore ju. Ütleme nimelt, et mina, kes ma ei armasta absoluutselt magusat, olen väga rõõmus selle üle, et on suudetud suhkruvabad asjad luua. Aga kas me jõuame kunagi nende küsimuste ja sinu elulooga, et me kuidagi jääme toppama erinevatesse teemadesse, millest ikkagi inimestele meeldib oma elu juures rääkida ja me oleme saanud nagu mitmeid kirju, inimesed on teinud nagu soovitusi selleks, et see oleks nagu selline audiomonoloog, et inimene nagu kuulaks Anu rääkimas, sest ilma selle hääletooni ja ilma nende lugudeta ei ole sellel kõigel nagu suurt väärtust, aga minu arvates me oleme jäänud nagu pidama tollesse hetkesse, kus me oleme jõudnud Rootsi ja sealt me ei ole kaugemale jõudnud üleüldse. Ei, aga minul tuli üks kiri, sorry, et me nii nihkelt vastame nendele küsimustele, aga nagu me ükskord ikka ära vastame, ärge üldse muretsege. Oli see, et keegi ikkagi tõi mind tagasi maa peale ja ütles, Anu, sa ikka nagu ei rääkinud sellest Soome ajast, et me ei saanud täpselt aru, et mis seal nagu juhtus, et sa nagu olid seal, läksid sinna Porisse, on ju, kuulake järgi kõik. Pori linn oli selline koht oli olemas ja siis sa sealt nagu põgenesid peale juba 3 nädalat olemist ja siis kuidas sa sattusid sinna Helsingi seiklustesse igasuguste valeraha tegijate, mafiosode ja
narkodiilerite jõuku ja siis, et mis seal nagu vahepeal nagu, et jah, siis tuli kuidagi see hüppe, kohe oli nagu Tannhammer platsis, et noh, et mingid kohad on jäänud segaseks nagu, et järsku ma võtan korra tagasi ja mul on ka see tunne, et ma lõpuks, mis oli selle meie podcasti idee, millest see kunagi algas, oli ju ikkagi see, et ma mõtlesin, et raamatut kirjutada ei viitsi, et teeks parem siis sellise jutu vormis, nagu kuuldemängu vormis, minu unistus oli kunagi, enne kui üldse podcastid popiks läksid, oli see kuuldemängu versioon, et ma rahulikult igal pühapäeval Vikerraadios räägin. Kui ERR-is prillidoosis oleks siuke lõik. Ja no vahet ei ole, ei, no ma tahaks ikka kauem rääkida, ma arvan, selline 45 minutit on, mis inimene jaksab korraga kuulata, et igav hakkaks. Ei hakkaks. Ja siis, et noh, et räägin rahulikult ja alustangi nullist, alustangi lapsepõlvest, alustan kiisudest, koertest ja jänestest ja lähen... Sa rääkisid küll pedofiilist miilitsast. Ja rääkisin, kas ma jõudsin selle siin podcastis ära rääkida? Ja jõudsid, ja sa rääkisid sellest kasuisast, kes su koera ära mürgitas. Ja nüüd kuulake meie neid esimesi podcaste, seal on päris kurbasid lugusid küll, jah. Et see ei olnud nagu siuke helge lapsepõlvelugu? Ta ei olnud helge, aga ma ikkagi, kõik lapsed tunnevad, et lapsepõlv on helge. Ükskõik kui karm see ei oleks. Et oleks mulle keegi kippadi-kappadi tulnud tol ajal ja öelnud, et kuule, et sul on võimalik siit ära kolida, et noh, oleks mul tulnud, mul olid väga toredad ristivanemad näiteks, ma olen ristitud. Ma ei teadnudki seda. Ja siis oli kombeks ju ristimine. Päriselt või? Minu vanemad mind küll ära ei ristinud. No vaat kus... Nurjatud, jah. Aga mis sul oli nii? Ei, ma olen ristitud ja mul on isegi vanad ristimise pildid järgi. Aga toona oli ju kombeks, et sul oli siis, kui sa olid tüdruk, siis oli sul 2 ristiema ja 1 ristiisa. Kui sa olid poiss, siis sul oli 2 ristiisa ja 1 ristiema. Mul oli väga toredad ristiemad ja nad olid paremal järjel kui meie ja ma arvan, et kui ühel päeval, no ma toon näite, oleks tulnud üks nendest ja öelnud, et Anu, tule meie juurde elama, nendel olid hoopis teistsugused võimalused, ma ei tea küll, kus mu ema nad leidis, aga noh, tavaliselt risti vanemad otsitakse alati rikkamad. Olgem ausad, sest et mis on ristinduse, teeme mõnele võib-olla nooremale kuulejale selgeks, mis see on, et see on sel juhul, kui sinu vanematega peaks midagi juhtuma, et siis nemad võtavad sinu kasvatuse üle. Ehk siis aitavad. Ja, mina olen 3 tüdruku ristiema. No nii, sinu sirgumises on sul vara neid aidata, kui peaks nende vanematega midagi juhtuma. Suudad sa neile pakkuda sooja kodu, pehmet voodit ja head haridust? No see on selle kõik ise saavutanud. Nende üle on ainult hea meel olnud, et ma ei tea, kas ma olen nende piisavalt nagu kristlik nagu elutee juht olnud, aga jah, et kõige esimese ristilapse ma sain siis, kui ta vanemad kolisid Indoneesiasse ja siis tal tekkis mure, et mis siis saab, kui nad tagasi ei tule. Ja siis ta ristitigi ja siis ma sain omale esimese ristilapse. Nii, no vot. Et, no põhimõtteliselt ma olin selleks valmis. Aha, ma tahtsin just öelda, et tihti võib-olla need ristivanemad mõtlevad, ei, see ei juhtu, et see on nagu sümboolne, on ju, et ma pean lõpuks selle vastutuse võtma. Kus ma jõuda tahtsin, on see, et kui isegi nendest ristivanematest nüüd oleks üks tulnud näinud, et okei, meil see olukord ei olnud võib-olla seal kõige roosilisem, ma siin mingis... Kus ma nüüd rääkisin, et mu vanaema oli alkohoolik, Laseris kurja. Sa rääkisid ka meie saates seda. Laseris rääkisingi. Laseris rääkisid ka, jah. Aga siin podcastis. Sealt ta tuli eriti välja, kuna meie podcasti tsiteerita kuskil mujal meelelahutusväljaannetes teatud põhjustel, mis on äärmiselt hea, äärmiselt tore, sest et siin komprat on ju nii kohutavalt. Aga ma rääkisin jah seda siis laserisse tõmmati välja, sellest puhuti siis suur mull ja pealkirjas ka muidugi Saagim tunnistab, et tema vanaema oli alkohoolik. No, ma kujutan ette, mis kommentaarid seal oli. Hurraa, sellepärast Saagim on ka joodi. Juhu! Ja, aga joomist saavad lubada endale inimesed, kes ei ole alkohoolikud nagu meie sinuga. Et ma jään takerdun kogu aeg, lähen järgmisele ristivanemate juurde ja oleks sealt tuldud ja öeldud, et Anu, et see ei ole ikkagi kena, et mis siin toimub teil kodus, et trilla kogu aeg käid ja pidu hommikust õhtuni, et tule koli meie juurde, me näitame, kuidas peab elama. No ükski laps ei lähe kodunt ära, ma olen ka näinud lastekodu lapsi, kes on viidud vägisi lastekodusse, nendel on
äärmiselt õudne kodu või no midagi kohutavat on seal toimunud. Isegi need lapsekodu lapsed põgenevad esimesel võimalusel tagasi. Kuhu? Päris koju. Päris koju. Tähendab lapse jaoks, ma olen ise oma väikses peakeses mõelnud, et lapse jaoks ükskõik milline on tema kodu, vanemad, see keskkond, see on nagu kuidagi läbi vere või ma ei tea, mis asja sa lähed sinna tagasi, see on sulle kõige kallim. Su vanem su isa võib olla padu alkohoolik või rentsli rott. Ta on sulle kõige armsam, sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja ka see kodu ükskõik kui tagasihoidlik, ükskõik kui lihtne ta on, sa igatsed just selle oma kodu voodisse. Ja sina ei oleks läinud ära nende? Mina ei oleks läinud ka ära, sest ma ikkagi tundsin ennast seal, ma ei saa öelda turvatuna, turvaliselt. Aga see oli mulle armas, ükskõik milline su emaga ei oleks. Ta on ikka sulle kõige tähtsam isik üle terve maailma. Et ma alati mõtlen õudusega selle peale, et kui ilmuvad välja sotsiaaltöötajad ja hakkavad arutama, milline kodu on õige ja milline kodu on vale ja kust tuleks laps varjule võtta, ehk siis teda kaitsta. Siis ma alati mõtlen, mida te teete, kas te olete idioodid või? Selle lapse jaoks ei ole mitte midagi olulisemat ja kallimat kui see pesa, kus ta parasjagu on. Seal peab midagi väga rõvedat juhtuma, ütleme, midagi väga äärmuslikku. Aga tihtipeale oleme ikkagi näinud tohutut ülereageerimist. Ja see ülereageerimine, sorry, et ma lähen nüüd nii tõsiste teemade juurde, kindlasti siin on palju eriarvamusi, aga ma olen mõnel korral kõrvalt näinud ka neid olukordi, kus on siis see laste jagamine. Ehk siis vanemad lahutavad, on ju, hakkab see väntsutamine siia sinna ja kui saabuvad siis sotsiaaltöötajad või töötajad, kes siis peavad otsustama, kumb vanem on nüüd see parem. See ei ole võimalik. See isa võib olla täielik siga. Ja laps ütleb, see on minu isa, ma armastan teda. Palun ärge viige mind tema juurest ära, ma armastan teda. Arvad sa, et see sotsiaaltöötaja paneb linnukese sinna ruudukesse ja ütleb, oi, laps armastab oma isa, et ma pean natukene mõtlema, kas on õige ta siit kodunt minema. Aga ma ei usu, et sinu kodus ei olnud, võib-olla seal ei olnud küll nii palju raha või nii palju aega, aga võib-olla seal ikkagi armastus oli, sest sa ütlesid, et sa ju vanaemal käisid sabas, et ema oli küll palju tööl, aga mõlemad vanemad, tähendab, ma kasvasin ilma isata, mu mõlemad vanemad, siis ma kutsun neid vanemateks, nii ema kui vanaema, nad tegid kõvasti tööd, et meil oleks see olukord, et me saaksime igal pühapäeval minna turule näiteks, osta head ja paremat, et mul oleks mingid teatud mänguasjad, mida ma igatsesin või ihaldasin mänguasja poest, tahtsin mingit nukukest või nad rabasid tööd teha, et kindlustada mulle selline lapsepõlv, nagu võib-olla oli üle hoovi seal Mišal ja Katjal näiteks, eks ole, et nendel oli hästi ja meil oli alati toit laual, isegi sellel karmil nõuka ajal, minu polnud nii karm midagi. Kuule, ma ju olen rääkinud, kuidas ma vanemad töötas kommivabrikus Kalev ja ma olin käpupidi seal kogu aeg pidevas šokolaadivannis. Kusjuures üks noor inimene kirjutas meile, et Anu, räägi veel sellest, kuidas oli elu nõukogude ajal ja kuidas see elu nüüd on kõvasti muutunud, aga mis tegelikult oli sinu jaoks see genogramm või see, mida sa tegelikult oma lapsepõlve kodust kaasa võtsid, et mis on nagu see, mida sina oled oma elus üritanud jälgida? Ma saan aru seda, et lina on laua peal ja pidu on. Ja ma sellest olen rääkinud, et valge lina oli, alati ilusad nõud olid, et seal oli üks moto oli kindlasti, et kui sul juba olid need ilusad asjad, ehk siis see ilus serviis ja valged laualinad, valged voodilinad olid ka hästi olulised meie peres. Saad aru, kui sul ei ole isegi palju raha ja võimalusi, siis kui sul on sellised basic asjad nagu tähtsad, et su voodipesu oleks iga jumala nädal puhas pestud,
et sa käiksid vähemalt 2 korda nädalas saunas, et korraldatakse suur pesupäev, see oli suur pidupäev, sest vanasti olid ju pesuköögid on ju ja siis kõik, minu meelest ei ole maailmas armsamat asja kui õues, puhtas õhus kuivanud voodilinad, mis hiljem pannakse voodisse. Meil ka tärgeldati, kusjuures neid pandi natukene tärklist mingisse sellesse lõpuloputusvette ja siis see lina oli veel selline krudisev nagu pehme lumi ja see lõhn, võib-olla linnalõhn oli siis toona veel värskem on ju, et see on nagu maailma parim lõhn, et sa küsid, mida ma võtsin lapsepõlvest kaasa, ma võtsin hästi palju lõhnu kaasa, just see puhaste linade lõhn näiteks, puhta pesu lõhn, sauna lõhn, viha lõhn. Siis Kalamaja saunas tohtis vihtuda, mis hiljem juhtus, ma mäletan, ma võtsin ükskord viha kaasa nostalgia mõttes, tahtsin minna sauna kuhugi Tallinnas, ma ei mäleta, kus siin viha kaasa, kui oled hea, et ma vitsa ei saanud sellest. Issand, need lehed lendavad ja seal kokku, see oli kohutav katastroof. Anu, lähme Kalmasauna. Nüüd tohib jälle vihta kasutada. Ma arvan, et äkki tohib selles mõttes, mina näen kogu aeg, kui ma hommikul koerakesega jalutan, mingi laupäeva või pühapäeva hommikul seisavad mehed vihad kotis, ukse taga järjekorras. No nüüd on see aeg tagasi tulnud. Ilmselt on see tagasi tulnud, enne kui nad teevad selle spa, tuleb seal kiiremas korras ära käia. Ärge palun tehke sellest spaad. Ma olen nõus hakkama püsikliendiks Kalmasaunas. Iga päev näete mind seal ja iga päev. Kas ta on endiselt samasugune, et sa lähed, et seal on see ühissaun, kus ja, on. Vanasti köeti seda puudega. Praegu köetakse ka päriselt. Seal on puuriidad suured ja kursnud suitsevad. Ma käin sealt iga päev 2 korda mööda. Issand, kui tore. Ja seal on mingisugune basseinilaadne asi, kuhu hüpatakse sisse. See pole oluline. Minule meeldis. Kas seal on need vanad plekkausid ka või? Vot seda ma ei tea, ma ei ole seal nüüd 2 aastat käinud. Et mulle meeldis ka kallada. Ma plastmassi meeldib, ma tahan seda ma lähen võtan oma plekist kausi kaasa. Kallan ennast selle veega üle ja siis just see vihalõhn, see saunalõhn, siis see limonaad, mille ma sain alati preemiaks. Ja, mulle osteti ka ainult saunas limonaad ja mitte muidu kunagi ei ostetud. Et peale seda sauna sa said selle limonaadi pudeli, see oli nagu preemia. Mul tuleb see limonaadi Buratino või kelluke. Sajaanid oli ka. Seda ma ei mäleta. Kelluke oli mu lemmik. See maitse lumivalgeke oli. Ja oli lumivalgeke. Et ühesõnaga vaata sellised asjad ja need ju tegid minu lapsepõlve. Ma tulin koju, vanaema oli teinud kartuliputru, seal olid viinerid, mis maitsesid nagu päris viinerid nagu. Ma ei saa tänane selle maitsega viinerid. Pärnus ei olnud kunagi viinerid. Tomat oli, mis oli päris tomati maitsega. Ühesõnaga sellised nagu imepisikesed nagu asjad, et kuidas ma saan siis öelda, et mul oli kurb lapsepõlv. Okei, vahel seal lällati ja joodi ja juhtus võib-olla midagi traagilist. No mis siis? Üldine mulje on ikkagi ja mälestus on ikkagi hästi helge. Ja tagantjärgi vaatamata sellele mõtlen, et mu vanemad siis pidid hästi palju tööd tegema, mõlemad käisid 2 koha peal tööl, et rohkem raha teenida ja ma pidin olema ju väga palju üksi. Aga et mul oleks ka igav olnud. Kuidas mul sai igav olla, kui meid oli seal terve Kalamaja Niine tänava kamp, venelased eestlased segamini, no arva, et meil oli igav. Meil ei olnud mitte kunagi igav. Meil oli pidu hommikust õhtuni. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, millal ma õppisin üldse, sest ma tulin koolist koju, kotti viskasin nurka. Põhiline teema oli ainult õue, kuni pimedani. Vanaema tuli vahel õue, tal oli suur teetass käes. Ma mäletan, mul tuleb praegu meelde selline aurav teetass ja tõi. Ja seal oli vanasti tehti teed veel niimoodi, et oli nagu need mustad tükid olid seal seest, oli ehk nagu see must, palju suhkrut oli seest, tõi selle tassiga. Siis ma jõin ja see oli nagu maailma parim asi ja siis tuli see trobikond teisi lapsi ka ümber ja siis me jagasime suurt kruus ja jõime kõik kuumad teed. Ma tuleb praegu ka külmavärinad, nagu ma mõtlen, appi, kui tore see oli nagu. Kas ma olin näljas, kas ma olin paljas, kas mul oli kunagi külm? Ei. Kõik oli väga hästi, sellepärast ma tahangi öelda, et inimesed vahel te lähete nagu appi või päästma neid õnnetuid kassipoegi, ma pean siin silmas lapsi, kes teile tunduvad kõrval
vaadates, et nad on hädises ja õnnetus olukorras. Tegelikult nad on maailma kõige õnnelikumad marrakatid. Ja uskuge mind, nad saavad hakkama. Et kui isegi juhtub midagi julma ja vaadake meie seal esimesi podcaste, ma rääkisin tõepoolest ühest miilitsast, kes käperdas siis õue peal neid meie suguseid väikseid lapsi ja kui ma tagantjärgi mõtlesin, see oli pikalt mul trauma ka tegelikult sees, et kui ma täna selle peale mõtlen, siis ma mõtlen, aga persse kah, see oli haige inimene, ta oli väga-väga-väga õnnetu inimene, see, mis ta tegi, see on kohutav. Kas on jätnud mulle mingisuguse trauma, et ma justkui suhtuksin meestesse teistmoodi sellepärast. Ma olen ise oma väikses peakeses analüüsinud ja ma mäletan, et oli mingi periood, kus ma ei suutnud oma emale ja vanaemale, aga ma sellest rääkisin andestades, et ma ikkagi üritasin neile sellest rääkida, et midagi kummalist seal kuuri all toimub, on ju, ja nad ei uskunud, ütlesid, et ma olen lolliks läinud, on ju, ma olin väga solvunud selle peale. Kuidas ma sellest traumast hiljem üle sain nüüd täiskasvanu eas, oli see, et ma ikkagi võtsime emaga ikkagi paar klaasi veini ja ma lihtsalt rääkisin talle või tähendab, ma tegelikult otse küsisin ta käest. Ema, kas sa mäletad, kui ma rääkisin sulle väiksena, et see kriibib mind siiamaani, et miks ei uskunud mind, et mis see põhjus nagu oli? Ema muidugi seda lugu üldse ei mäletanud, tal oli täiesti hall ala, nagu ju tal oli kiire jälle tööle, on ju. Et siis ma mõtlesin, et see, mis minu jaoks oli nagu nii tohutu suur lumepall, oli tema jaoks tol hetkel võib-olla tal oli võib-olla mingi muu mure parasjagu seal, millega ta seal pidi hakkama saama. Me ei tea ju, on ju. Ja see, et seal üks pisikene väänik siis seletab, piiksub seal ja üritab midagi rääkida. Tõesti, ta ei kuulanud mind, et see jõudnud temani. Ja kui ma olin selle emale ära rääkinud ja et see oli mulle kohutavalt haiget teinud, siis ema kuulas nüüd vanast peast, kuulas mu ära. Ta oli väga mõtlik. Ta mõtles tükk aega, ilmselt ta keris mitmeid asju, sest ta tundis ju ka seda perekonda, eks ole, kes oli meie naaber. Ju ta võib-olla hakkas nüüd alles mingeid klotse kokku panema, ta mõtles hästi pikalt. Ja siis ta ütles jah, et kurb, et nii juhtus ja et ma loodan, et sa suudad mulle andeks anda. Ja teate, sellest piisas, ainult sellest ühest lausest piisas, ta ütles selle ära. Ja see asi ei kriibi mind enam. See on täielik nonsense, see kadus ära, seda pole enam. Ja ma ütlen ka paljudele inimestele, et kui te saate mingi asja lahendatud, mingi sasipuntra oma elust lahendatud, rääkige see kindlasti välja, selle jaoks tuleb leida õige hetk ja õige koht. Millegipärast tookord ma tundsin, et see oli see koht, see oli see päev, see oli see hetk, kui me istusime seal, kus me iganes istusime Telliskivis, siis et see oli see õige hetk rääkida sellest. Ju me arutasime mingitel muudel mastaapsetel teemadel. Aga sa ütlesid, et sa guugeldasid seda nime ja sa mõtlesid, mis sellest inimesest on saanud, et kas sa oleks tahtnud teada, mis tast on saanud? Kas ta sai ma oleks tahtnud, elus karistada? Ei. Sa oleks tahtnud esitada süüdistust? Või sellest piisas, et ema ütles, et kõik oli hästi? Vale. Meil on saateaeg läbi, aga ma räägin ikkagi loo lõpuni. Vale, ei. Ma guugeldasin teda sellepärast, mul on ta ees ja perekonna nimi ka kujutage ette siiamaani meeles. Ma olin mingi 5-aastane titt. Et ei, ma mõtlesin, et kui ma ta üles leian, et ma ikkagi otsin ta üles ja ütlen talle, kui palju see tegi mulle haiget. Aga mitte vihaga, et ma oleks talle läinud võtnud mingi kreemikoogi ja löönud talle pläraki näkku või ma ei tea, läinud kägistama teda või midagi inetut tegema või tõmmanud ta avalikult üles poonud. Ei, ma ei oleks... Mõtle, milline pealkiri see oleks olnud Anu Saagimit ahistanud pedofiil nüüd käes. Ühesõnaga, ma tahtsin seda inimest näha ja ma tahtsin talle seda öelda, kui palju see mul on haiget teinud. Me ei leidnud seda inimest üle, et ma arvan, et ta on surnud võib-olla. Ta tõesti täiesti jäljetult kadunud, ei ole. Me väga sügavuti ka ei läinud, on ju, pole vaja surkima minna sinna minevikku. Aga kuna ma ei leidnud teda, siis, ja see kripeldas mus edasi kogu aeg ja ma ei olnud seda saanud välja rääkida. Ma olin võib-olla oma õele seda ääri veel rääkinud ja tema oli umbes issand jumal, kuidas sa oled nii normaalseks jäänud või midagi sellist. Siis see mulle ka, selline suhtumine ka mulle ei meeldi. Et keegi sind haled. Ja ei, see mind ka ei rahulda nagu. Aga see hetk, kui ma sain selle siis lõpuks emale välja öeldud,
ja ema andis sulle nagu palus vabandust su käest. Ta ütles et Anu, et see on kurb, et see on tõesti, et ma vabandan, siis sellega piisas ja ma panin selle asja ära, see on kadunud. No nüüd ma jälle täna siin kraapisin selle välja, kuna me teeme podcasti, aga üldiselt ma enam ei kaabi, aga enne oli mul kogu aeg, et see paar korda aastas kuskilt vupsas mul välja. Kas ma vaatasin mingit filmi või lugesin mingit sama teema, mingit seotud raamatut, kust see nagu tuli minu mälestusena nagu hüppas esile või mida iganes on ju. Aga nüüd, praegu esimest korda, paar aastat tagasi, 3 aastat tagasi rääkisin, ütlesin seda emale. Nüüd see tuli mul välja täna podcastisse, aga ta ei tule mul enam välja, ta ei tule mitte mingi hinna, sest ta on läinud. Ma olen selle lahti lasknud ja ma ütlen, ma tahtsin siin lõpetuseks tegelikult öelda, mis ma tahtsin öelda. Tegelikult on kõige parem see, kui te ei sobra selles minevikus üldse. Seal meil kõigi minevikus on mingisuguseid asju, mis meid häirivad, aga need inimesed, kes on sellega olnud võib-olla seotud, nad ei mäleta seda, need ei koti, nad on selle unustanud, neil ei tule see meeldegi isegi, see on meie probleem, see minevik on tegelikult jääda kinni. Just, et kinni jääda ei tohi ja sellepärast ma natukene ei saa ka nendest hüpnotisööridest ja nendest ajukraapijatest ehk siis psühholoogidest ka vahele aru, et tuleb öelda, et oi, sa pead seal oma minevikus ära käima ja paneme silmad nüüd kinni ja rahuneme maha ja toome kõik selle saasta ja pasa sealt nagu sealt kaugelt, kõik jälle võtame selle, käime selle läbi ja siis me tunnetame seda ja siis me laseme pidulikult kuhugi minna lahti persse, ma ütlen, see ei toimi. Ausõna, see niimoodi. Seda Ants Rooslasele ka öelnud. Ei, me oleme rääkinud kõikidele ütleme nii, osadele võib-olla toimib, uluvad oma ulgumise ära ja võib-olla tõesti lasevad lahti. Minule ja ära tähemärgist inimesele, Anu Saagimile, see ei mõju. Mul on asi vaja lahendada konkreetselt. Ei olnud. Ma olen probleemide puhul ka samamoodi. Tekib probleem, lahendame kohe ära. Mul ei ole see, vaatame, mis saab. Ei saa midagi, kohe saab ja kohe me teeme selle ära. Et mina olen selline inimene, aga ma ütlen ikkagi, et sel juhul, kui sa saad ka veel mingi vastuse, ükskõik mis moel, siis sellega tuleb see asi case closed toimikusse ja minema. Aitab, elame nüüd edasi. Sest et muidu me läheksime siin kõik ju, ma oleks poolsegased ju siin. Me jooks ennast surnuks kõik. No ja, aga see oli selle podcasti jaoks hea finaal, mitte püsida kinni halvas minevikus, vaid õnnelikus olevikus. Ei, tulevikus. Mis tuleb helga. Olevik ja tulevik on minu jaoks üks ja sama asi. Kuule, me ei ole välja loosi, meil on terve hunnik asju, inimesed on saatnud kohutavalt palju küsimusi. Kas ma suutsin ühelegi küsimusele nüüd vastata? Oli see lapsepõlve küsimus? Oli lapsepõlve küsimus ja oli ka küsimus selle kohta, et Anu räägi veel sellest, kuidas oli nõukogude ajal olla. No natukene sai sellele ka vastatud. Aga ma tahtsin öelda, et nüüd need toredad küsimused, siin on tõesti auhindu saab ju. Must miljon küsimust ja minu jaoks on see nii armas, et siin on mehed ka kirjutanud ja öelnud, et olen kuulanud teie podcasti siin Ilmar, ma perekonnanime ei ütle, ja seda kõik tänu oma naisele ja pikkadel autosõitudel ja siis naine on käima pannud, aga tema on nagu kõrvalt kuulaja rollis olnud. Ja ta peab tõdema, et alguses oli imelik on ju kuulata mingit naiste värki, aga siis ta hakkas salamisi hoopis tükki täitsa huvi tundma. Ja see hakkas meeldima talle. Ja viimane saade oli eriti tore olnud, sellepärast, et nende peres on ka kasvamas teismeline tütar ja nii mõnigi asi, mida rääkisite, oli väga vajalik ja hea teadmine edaspidiseks. Kusjuures ma olen ka tähele pannud, et paljud kirjad, mis tulevad, on sellised põlvkondade ülesed, et on inimesi, kes on minu või sinu vanused ja on inimesi, kes on 18, 20, 25. Mina näiteks leidsin sellise kirja, kuidas suhtuvad sinu noorusliku välimusse ja stiili sinu lähedased ja kas keegi on sulle kunagi halvasti öelnud, et ema ütles ju, et sa näed paks ja kole välja. Julged selliseid riideid kanda. Oled siin pidžaamas inimeste silma all. Ja milline on sinu suur unistus praegusel eluetapil?
no mis loll küsimus see nüüd? Sul ei ole unistusi? Ei, no see niimoodi ei tohi küsida. Mul on 10 miljon unistust, aga nii need asjad päris ei käi, et sa küsid, et mis on õnn või mis on su unistus, mis on sul elus veel täitumata või no kuulge, see saade on läbi praegu, aga kas anname mingisuguse tükikese vahukoort selles mõttes, et mida me järgmises saates räägime? Võtame laivis vahukoort ja mida me siis räägime, kuhu me jõuame selle elulooga? Oota, kuhu me nüüd jõudsime? Me jõudsime jälle korraks tagasi. Lapsepõlve jõudsime ja sinna Rootsi Tannhammeri juurde. Soome jäi ikka. Soome jäi ikka õhku. Et ma arvan, et sellega on nagu 1001 muinasjutu selle Scheherezaadega, et me muudkui jätame kõik lood nagu õhku. Ei, me ei jäta midagi ja toredatele küsijatele, keda siin on tõesti väga armas ports, siis lähevad loosi ja siit need paljud asjakesed ehk siis Avoni selline kinkekotikene, kus on päris asjad suured, siin on suured kreemid, ilutooted, seerumid, kõik asjad on siin sees. Anu kooke saab tervelt 50 euro eest. Saab minna minu personaalse nahaarsti juurde, Dermameedi. Platsenta, näohooldus. Ma ei tea, kelle platsentas see on tehtud, aga on. Ja, seal on üks ampullid, šampoon ja... rullmassaaž. Sina käisid? Mina käisin esimest korda elus. Selgus, et on olemas masin nimega Piret. Nii. Oli väga huvitav. Oli keeruline püsida kogu aeg nagu selles 11 liigutuses, aga ütleme niimoodi, et oli omapärane kogemus. Aga ütleme niimoodi, et ma ei tea, kumb on parem siis, kas see rull või inimkäed, aga ma soovitan ikkagi proovida, kõigepealt mõõdetakse üle ja siis saad 10 korra järel vaadata, kas sa läksid laiemaks või kitsamaks, loodame, et kitsamaks. Sina oled kusjuures viimasel ajal kitsamaks läinud, aga ma ei tea, kas see on nüüd sellest rullmassaagist või? Ühest korrast kohe läksin. See on imeline. Just, ja siis läheb kindlasti loosi minu suur lemmik Toditši siis õli. Ja need on igale tähtkujule. Ja need on igale tähtkujule, aga ma tahan siinkohal nentida, et mina ikkagi olen selline jällegi kärsitu nagu jäär on, siis mina otsustasin niimoodi, et jaanuaris mina tarvitan seda ühte tähtkuju, aprillikuus siis jäära oma, augustis võtan lõvi oma, märtsis kalade oma, ja siis septembris neitsi õli. Ühesõnaga ma ikkagi vahetan kuude kaupa ja vaatan, mis siis juhtub, et mina arvan, midagi hullu ei juhtu, et mõjuvad ikka. Ja need on joonisteks muide, et neid võivad ka härrad kasutada. Just, ja kuigi tegemist on kehaõliga, siis minul on täna seda ka meigi alla pandud, nii et see on hästi puhas õli. Ja apteegi kosmeetika, Babee, mina saan endale ka efektsed päikeseprillid, ma ei tea, kas kõigil nii hästi läheb, teised saavad võib-olla aaloe veerat, mis on suurepärane siis päevituse järgi ja imeline huule toode, mis ka võib-olla sellistel päikselistel päevadel, kui nad kunagi peaksid pikemalt siia pidama jääma, võiks hästi sobida. Kuule, aga meil oli üks kotti, meil oli seal kinkekaart. Ja meil oli kinkekaart paaris pediküürile või maniküürile, et saab sõbrannaga kohale minna iluidülli ja meie Anuga siis kindlasti astume sealt läbi, see on siinsamas meie stuudio lähedal. Ja saab igal juhul lahtiste varvaste ajaks väga efektsed varbad. Ja kui tihti sa suviti pediküüri teed muuses? Mina olen sunnitud seda päris tihti tegema, sest ma käin jube palju peaaegu paljajalu ja sandaalidega. No suveks idekas. Ma arvan küll, jah. Ja ma kujutan ette, et vaesed inimesed, kes peavad kuulama 2 sõbrannat, kes seal non-stop koos on, aga teie kuulake jätkuvalt meie podcasti, sest nüüd tuleb iga nädal uus osa. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. Supergirls don't